Kui soe aeg nüüd peale tuleb, siis algab paratamatult ka aeg, kus aednik peaks oma taimi kaitsma ja pritsima. Ning kahjuks liiga vähe tullakse selle peale, et peaks ka ennast kaitsma. Millised on need ohud, mille puhul peaks inimene endale respiraatori koju soetama? Taimekaitsemürkide puhul on tegemist ikkagi mürkainetega, mis on inimesele samamoodi ohtlikud inimese organismile, siis tuleks kindlasti muretseda hingamisteede kaitsevahendid, et mitte seda mürki sisse hingata. Mõned pritsimisvahendid on vist mitte otseselt mürgised, aga oleks tore, kui nad ei pritsiks vähemalt silma ja näkku. Mis siis sellisel juhul tuleks kasutada? Sel juhul peaks kasutama siis kas prille ja pool maski või siis täismaski. Kuidas valida sellist kaitsevahendit endale koju? Pritsmete eest kaitseb samamoodi ka respiraator, kuid respiraator on mõeldud siiski ainult tolmu ja pritsmete eest kaitseks. Mürgist ainete ja kemikaalide puhul ei tohiks kasutada respiraatorit. Selle jaoks on siis poolmask või täismask ja vastavad filtrid. Jaekettides müüdavad arstimaskid on tegelikult pritsmepüüdjad ja neid tohiks kasutada, sest see ei kaitse reaalselt rohkem millegi eest kui ainult pritsmete eest. Antud hetkel on tegemist poolmaskiga, mis tuleks panna endale ette. Kuklasang läheb pea taha ja kaela pealt peaks panema kinni. Nüüd siis erinevad filtrid. Esiteks, mida neist valida ja kuidas ma aru saan, et filtrit oleks vaja vahetada? Filtrit tuleks valida vastavalt sellele, mis ainega on tegemist. Kui on tegemist lihtsalt pritsmete eest kaitsevajadusega või tolmuga, sobib ka tolmufilter. Filtrit saab lihtsalt vahetada. Kui on tegemist kemikaalidega, siis tuleks valida vastavalt vajadusele kemikaal. Mida täpselt valida on kirjas toote ohutuskaardil või siis pakendil. Kui inimene ei oska täpselt valida, võib julgesti pöörduda meie poodi, me aitame valida. Kui on vaja filtrit vahetada, siis tolmufiltri puhul saame aru sellest, kui hingamistakistus läheb suureks. Tunnet, et on raske hingata, oleks aeg välja vahetada tolmufilter. Kui on tegemist kemikaalide aurudega, siis tuleks filter vahetada välja, kui tuleb läbi lõhn või maitse. 5 minuti möödudes inimene harjub sellega ja pärast ei pruugi seda enam märgata ja saab tervisekahjustuse.